Maailmas liigub juba aastaid ringi ja on müügil üks toode, mis tõstab siis vastassugupoole huvi, kas siis naise või mehe vastu. Asi ongi selles, et need feromoonid tegelikult ongi need nagu erutuse edasikandjad. See rohkem sobib nagu tutvuseks ja nagu suhe loomiseks ka. Ometi kasutavad naised seda mitte ainult tutvuse sobitamisel, vaid see mõjub ka siis, kui oled näiteks mehega tülli läinud. Tean seda nagu oma sõbranna käest. Pani endale need feromoonid peale ja kui see partner teda siis nagu nägi ja kuna nad olid nagu eri korterites, eks ju, ja ütles, et kargas nagu selga täiesti ja niuke hullumeelne seks oli nendel, et ta lausa imestas seda asja. Kui mõelda, et Eesti iive on hirmsasti niimoodi allapoole suunaga ja kõik inimesed on sellised kinnised ja eestlased. Minu meelest, eks ole, on teada fakt, et lennukid pritsivad, eks ole, kemikaale taevas laiali, et siis muuta globaalset kliimat. Aga minu meelest võiks Estonian Air kallata oma lennukite bensiinipakkidesse paar pudelit ka seda feromooni rohtu ja siis paisata seda üle terve Eesti ja siis kõik mehed nagu käsu peale kargavad kõigile Eesti naistele turja ja ma arvan, iive ja Eesti. See on idee on hea, see idee on suurepärane, aga tead, kui sa hakkad nii-öelda nagu Andrus Ansip ütleb, et lennuki pealt pole mõtet raha külvata. Täpselt nii pole mõtet ka lennuki pealt neid feromoone külvata. Miks mitte? Mõtle näiteks, mis näiteks juhtub nüüd, ütleme, et me oleme sinuga siin 2 meest ja lendab meist üle see feromoone pillav lennuk. Mitte midagi ei juhtu, me kargame üksteisele turja, aga mitte midagi ei juhtu. Tõuse, lusti on palju. Aga mingit kasu ei tõuse, aga kuskil mujal tõuseb. Pärast jälle, siis tuleb järgmine lennuk, lendab Berliini, pritsib jälle. Ma arvan, et see mõte ja Oti mõte väärib kaalumist. Tegelikult tulevikus võiks olla niimoodi, et lisaks feromoonidele pillub Estonian Air Eestimaa kohal. Ma toon Eestimaa kohal, sest Eestimaa tulevik on meile väga tähtis. Mitte ainult neid feromoone, vaid ka mitte ainult kemikaale, vaid ka genitaale.